tervist kõigile, täna on reede 28. aprill, täna on meie viimane official päev siin Inglismaal. Ma olen nii kurb, ma ausalt öeldes, ma ütlen täitsa ausalt, ma ei arvanud, et ma oleks nii kurb, kui see reis läbi saab. Ma arvasin, et ma olen üpris õnnelik, et koju saada, aga ma olen väga kurb, et ma pean siit ära minema tegelikult, sest meil on nii lõbus olnud, nii siin koos selle family'ga kui nagu ükskõik kus väljas me oleme käinud. Anna-Mari jäi haigeks öösel, võib-olla te eelmise vlogi lõpust kuulsite seda, aga ma olen riides, ma panin esimest korda selle reisi jooksul mingi muu nagu mingi pusa outfiti ja ma tean, et mul arvatavasti hakkab külm, aga ma mõtlesin, et fuck that, sellepärast, et ma võtsin üliarmsed popud kaasa, võtsin üliarmse outfiti, ma ei kavatse seda lihtsalt raisku lasta. Meiki on mul küll tõesti 0 grammi peal, sellepärast, et ma tegin meiki tavaliselt selleks, et nagu pilti teha, aga ma ei tea miks, aga mul praegu näonahk nii halb ja see jumestuskreem ei kata piisavalt, siis see näeb rõve välja ja siis mul on sall nagu nina ees ja siis see läheb ma kasutan nende modod, et kui meiki teha ei oska, ära kanna üldse meiki. Ei tegelikult, ühesõnaga, ma lihtsalt ei teinud täna. Täna koolis see esitluse nagu esitlemine. Ma pean kontrollima, kas mul selleks kõik paberid alles on, sellepärast, et pean mingit keeleteadlast mängima ja selleks mul on enda mingi paberid vaja. Ma tšekin selle ära ja siis ma panen oma kaamera ja arvuti ja kõik panen kotti ja siis läheme ega juba bussis. Meil said meie kõige official viimased tunnid läbi ja me tulime Urbanisse. That's Urban Outfitters. Mida? See värv on kõikidel ja see värv on kõikidel. Aga see on nii lange vari reaalselt. Ma ei tea. Katja lihtsalt läksid pappusid valima. Ma tahan üle ühte vansi pusa. Oota, tulge, ma näitan teile, mis pusa ma tahan. Eelmine kord mul polnud raha selleks nagu kaasas. Now I have. Mul on inimesed mingi 50 poundi seest, et ma saan lebandega osta endale. Näe, selle pusa tahtsin endale osta. Elisabethil on see. No, siin ei ole võimalik ühte kassi osta, mida kellelgi pole. Siin on iga uus kaup. Nii et see on väga hea. Still ma tahan väga seda osta. Ja sellega ma valin oma asjad välja ja siis ma pärast näitan teile, mis ma välja valisin. Ma just spendisin 130 poundi Urbanis ja kuna me läheme edasi Brighton paviljonina, sinna lubatakse ainult üks kott võtta, siis ma mahutasin just 2 pusa, piini ja raamatu siia, kus mul oli juba kila jopa ja poolenisti täis. Nii et ma olen väga uhke, aga ma sain päris palju head kraami. Ma sain isegi Hadi pusa ja teise pusa. Oh my god! Ja piini ja raamatu värk selge, ma endale kodus mingi hauli. Aga ma just strugglesin nii hullult, et see ära muutuda. Nüüd mul on vaja see kott ära visata ja Katja võtab lihtsalt jälle raha välja ja nüüd me varsti koguneme, et seda paviljoni minna külastama. Aga ma lähen, et see on quick check-in teile. Kui see suvaka numbriga panna, ma ei tea, kus lihtsalt ta üritab siin netti ühendada. Aga ma otsin prügikasti ja Martus võtame puusti ja siis me alustame oma selle tripi viimase suht nagu üks ühistegevusega ja pärast meil on mingi klassi nagu mingi õhtu. See tundub üliäge, sest nad olid nagu, ma ostame teile pitsat ja värk. Ja, kanapillit. So, tulime, saime oma asjad kokku pakitud, võtsime puusti. Fun fact, me võtsime sama maitse, mida ma tean Eestis, iga kord maitseb mulle. Ja strawberry squeeze maitseb nii teistmoodi, see maitseb nagu mingi maasikamoos lihtsalt. Nakud. Ja maasikat ma ei võta... Ma olen isegi teisi asju tunda. Ja ma ei võta kunagi maasikamast sellise asju. Aga me tulime siia, vihma sajab, nii et me seisame siin katus all. Kaalin elu eest oma puusti siis sinna paviljoni ja lubata kaasa võtta jooke. Kui me teised üles leiame kuhugi sisse lähme ja kui ma tohin seal filmida, siis näeme seal. Mitte keegi WhatsAppi asju, äkki see ei tohi. Siis sa arvatavasti ei tohi. See on nagu Supreme'i poodi läheks. Tervist! Updates! Mul ei ole kaamerat sellepärast, et mul ei lubatud seda kaasa võtta. Lubati, aga ma ei viitsi seda kotist välja võtta, complicated. Ja me tahtsime sellele 360 asjale tulla, meid lastud sisse. Sellepärast, et me missisime esimese ja teisel on küll juba 6, siis müüakse alkoholi ja siis ei tohi. Aga oodake! Ja me oleme valmis minema. Kuidas su päev on möödunud? Ma kuulsin, et sa käisid suure tortilla sees. Ma käisin suure tortilla sees tõesti ja see oli väga maitsnud. Amazing, suure tortilla sees. Otto, kuidas su päev möödunud on? Suure tortilla sees. Kus kohas? Burrito. Kuidas su päev möödunud on? Super hästi, fantastiline. On jah? Jaa, aga ei taha koju minna. Rääkige, kuidas teie päev möödunud on? Oivaliselt. On? Minul ka. Kuidas teie päev möödunud on? Päev? Jah, tänane viimane päev. Tuul on olnud kohutav, ma olen 3 korda märjaks saanud. Treasure Hunt oli. Jaa, kuidas teil läks? Me jõudsime kõige hilema kohal, aga me lõpetasime kõige varem. Me saime šokolaadi. Kas sa oled kurb ka, et täna viimane päev on? Ma ei lõpetanud oma juttu. Ma natuke igatsen juba koju, nii et... Same.
tahtsin öelda, et mulle väga meeldis Brighton paviljon ja aitäh. Meeldis paviljonis, jah? Yeah. Ütlesid, Mari kardab kõrgust ja siis ta tuli meiega peale. Aga miks sa siia tulid, kus sa kõrgust kardad? Kõige jälgim asi, mis ma olen pidanud oma klassi pärast tegema. We're so proud of you. Kuidas su päev möödunud on? Amazing. That's amazing, davai. Was fun. Te soovite rääkida, kuidas teie päev möödus? Okei või hea? Ma vastasin, et kas te soovite rääkida. Soovite, jah. Kuidas teie päev möödus? Normaalselt, ma sain ühe pluusi ja ühe koti ja ma kulutasin kõik oma raha ära. Selle telefonil on parem kvaliteet kui mu kaameras. Kohe üleval vaada näeb välja selline very amazing. Ma mõtlesin, ma teen teile siis paar matemaatilist fakti. Matemaatiline fakt on näiteks see, et praegu me oleme, kui me lõppu jõuame, siis me oleme 126 meetri kõrgusel. Kui te korrutate selle 126 meetrit 32-ga, siis te saate kõrguse, mille pealt Maria Langava rüpet võtta. 32-ga. 32-ga. I'm coming! Otto tahab meile näidata midagi. Kõige taga või? That is where Seven Sisters is. Cool! Tell me about your outfit. New shoes, new hoodie, new cap, everything's new. Mulle meeldib, kas need absoluutselt kõik trügivad räigelt kaamerasse. Kas siin käib vlog? Mul on kaamera, või see telefoni aku kulutri. I'm never gonna make it home alive. So red here. Bye. Ärge ju! Otto, võtaks väike joogi. Teeme nii. Ma võtaks ühe selle. Väga tahaks oma telefoni tagasi nüüd. Ma ei jõua kunagi elusad koju, sest mu aku saab enne tühjaks. I have a fun little story time teile. So mina ja Elsa oleme selle Inglismaa tripi jooksul endale uue obsession läinud. See on meie üksteise selgade kräkkimine. Nüüd minu sellega probleem on see, et seda tuleb kräkkida väga kõvasti ja Elsil on väga nõrgad käed. Samas kui ta astub jalaga, siis ma kardan, et ta astub liiga kõvasti, sest ta peab astuma terve oma keharaskusega. Ja siis me olime viimast 5 minutit, me tulime koju ja seisime viimast 5 minutit seal ukse taga ja üritasime leida viisi, kuidas meie üksteise selga kräkkida. Els pani mulle, ma olin kõhul ja ta pani põlve mulle siia ja ma lükkasin ennast ülesse. Kräkid tulid. Ja Elsil ma astusin peale, kräkid tulid. Elsi tuli nii kõva, ma tundsin ta meie ala all, ma mingi... So ma tahtsin teile väikse hauli anda, mida ma selle 130 poundi eest ostsin sealt. But let me set you up. Väga hästi, Els hoiab, kui on ebastabiilne Elsi süü. So esiteks, Els... Ma ostsin 45 poundi eest, lihtsalt guugeldage ise palju see eurodus on sellise Adidase pusa. Looks like this. On siuksed stripe'id siin. Taga pole midagi, ongi tähesti siuke beebiroosa, aga mitte roosa, see on kinda nagu peach little bit. Siukest värvi hudi. Ma olen väga rahul sellega, sest ma pole seda näinud siukest sarnast Eestis. Või no ma näin sarnast, aga mitte samasugust. Siis 26 poundi eest, natuke overpriced, aga ma sain siukse bluusi. Mulle see väga meeldis see. Ta näeb rämedalt lai välja, aga ta fitis mu seljas nii hästi, ta nagu kukkus niimoodi. Ja siis ma kujutasin ette, et mul ei ole väga palju siukseid lambiseid särke. Mul on äkki Kadi omad, aga ma kannan need nulli iga kord. Siis seal oli sale section, kus sa said 10 poundi eest olid piinid müügil ja ma ostsin siukse halli ja siin on nagu glitter, kui te vaatate lähedalt. Roosa oli ka, aga me proovisime Victoriaga ja roosa miskipärast ei sobinud mulle. The fuck, confusing. Aga ma sain selle ja siis ma ostsin ühe pusa, mis tegelikult on minu klassi all Kristelil ka, aga ma juba proovisin ära ja mulle meeldis see ja siis mulle öeldi, et see on Kristelil 40 naela. Eest täiesti valge. Tagant selline ja külje pealt on ka mingi kiri. Ühesõnaga, ma olen nii rahul sellega. See on minu meelest nii armas ja see on rämedalt pehme. Ja ma pidin need kõik oma seljakotti mahutama. Ootake, tegelikult ma ostsin ühe see veel. Ja kui te teate, Urban on lisaks riietele ka nagu oma raamatute room decoration'id ja nende puhul kuulus. Nii et ma ostsin 12 poundi eest sellise raamatu. Mul pole ühtegi nagu listide raamatut olnud ja mul oli valik, kas osta planner, Marble planner, ka pehme. Või see. Ja ma ei tahtnud plannerit, sest kogu mu planning ma teen oma arvutis. Ja siis ma nägin seda, mis on list nagu... Listograafia. No, te teate, tulevad listid, pealkirjad. Ja ma vaatasin, et olid nii armsad ja ma tahtsin nii väga seda. Ja ma mõtlesin, et äkki ma nagu lennukis. Oh my god, see on kuldne külje pealt. Oh my god, ma ei näitkist enne. Lennukis, ma võib-olla teen seda. Arvatavasti mitte, sest ma pean montima, aga we can hope. Update, ma käisin pesemas. Anna-Maria, see on ikka veel teises toas, ma ei tea, mida nad teevad. Ma käisin pesemas, panin jalga täiesti uued retuusid, see on siuke spektakulaarne tunne. Ja me peame, kell on by the way
kell on 10. Peame ärkama 5:45 ja kogu see asi siin on vaja teine. On vaja kokku pakkida ja majority of this on minu oma. Gonna be really fun. Elsi ja Anna-Mari on teist toas. Nii et ma hakkan pakkima. Mul on suur probleem, sest ma tulin siia ja mul on 19,6 kilo see kohver. Ja nüüd mul on vaja ta saada ka sinna maale. Ja mul on vaja kindlalt kas kuidagi skeemida nii, et mul on rasked asjad kotis. Või sättida nii, et mu kohver üle nagu overweighti oleks. Meil natuke juba edeneb, me oleme laua puhtaks saanud, see siin on kõik prügi praeguseks. Minu seljakott, minu kott, meil on nüüd ainult üks probleem ja see on see, et mu pagas on 99% tõenäosusega overweight ja ma ostsin juurde asju kindlalt, aga ma panin seekord oma carry-on ja paari papusid ja ühe raske jacketi ning et crossing our fingers, et kõige paremal juhul see pole üle ja kui on, siis hästi vähe ja nad lasevad selle slaidida. Kui ei ole, siis ma panin kõige peale oma rätiku, mille ma saan Anna-Mari kohvrisse tõsta siis, kui see on üle. So, seda tuleb skeemida. Aga ma olen jõudnud siia, et mul on siin voodi peal ainult asjad, mis homme kaasa lähevad. Mul tuli meelde, et mul on see rätik siin all, aga ma tõstaks ta täitsa välja juhuks. Kui tekib probleeme, siis ma saan kohe, ma tahan selle koti koju viia, sest minu meelest see on armas kott. Nagu why is your suitcase overpacked, that's why. Kui te peate väga vara selle lennukile minema, siis magage riietega, millega te järgmine päev lennukile lähete. Ja ma ise ühe käega seda sip-upitud, ning et ma pean teid maha panema. Tere hommikust! Ma kohe ütlen teile, mis kell on. Kell on 5:26. Meil tuli 5:20 takso järgi, märkasime 4:50 või veits enne. Siin on Hele, näete väga ei näe. Seal on Els, seal on Kristel ja seal on Anna-Mari. Ja, tema ka. Ja ma pakkisin oma seljakoti nii täis. Ma pakkisin selle ID jacketi ja terve paari papusid, kõik seljakotti. Sellepärast, et ma tean, et me oleme nüüd on our way taksoga, lähme kooli juurde ja sealt tuleb meile buss ja sealt me tõstame lennuki peale ja mul on veel mingi 3 poundi, mis mul tasus on, mis tuleb lennujaamas ära kulutada. So ma need some help. Jaa, sest ma ei mõelnud selle peale, et mul hommikul kõht tühjaks võib minna, aga ometi that's the case. Otto, you seem awake today. How has been your lovely morning? Me ütlesime lennujaama, oh my god, I look scary. Mara hommikune kiirus. Me ütlesime lennujaama, ma andsin oma kohvri ära. See oli 20,9. Ma olin väga täpne. Mul oli ka arvestatud, et see 20,9 tuleb. Mul oli kõik välja arvestatud. Oli. Kõik oli arvestatud, Mari. Seda kogu aeg rääkisid, et ma ei tea, mul peab ümber. Ei, ma räägin midagi, ma olin tegelikult arvestanud. See oli lihtsalt for the show. Aga me peame nüüd sealt ju ka, ma loodan, et nad mu seda käsipagast ei kaalu. Sellepärast, et Air Balticus pidi väidetavalt 8 maks olema, aga no. Ja peale seda security checki me tahame poodi minna, sest mul on vett vaja ja mul on süüa vaja, sest ma mitte midagi söönud. Ma sõin nachosid, ma sõin maksi nachosid. Hello! Otto is feeling amazing ja samuti ka mina. Saime sellest security checkist läbi, nüüd me istume siin põrandal, sellepärast, et meil ei lubatud teha trepi peal istuda, sellepärast, et meie õpetaja Olga ja Aet ütlesid, et sealt kõnnivad inimesed. Ja me ostsime nii palju toitu, ma pole kunagi nüüd hakkas tulema ja need trepid. Otsin riisisid, ostsin juua, snickersid, KitKati, Nutella and Gold. Ja ma söön need kõik ära selle lennuki peal. Või järgmise lennuki peal. Ma ostsin Kinder Šokobolse, Doritos, sest need on parimad, sa lihtsalt ei saa lõpetada. Ja siis ühe mingi Smart Water. Max võttis väikse, ma võtsin suure. Palju selle vahe oli linna vahe? 1,69. Palju sul maksis? Mul oli 2,19. Mis kell on? Ma kohe ütlen, ma ei tea, kus mu telefon on. Kell on 8:01, meil läheb 8:25 tuleb info, mis gate me oleme ja 9:25 läheb lennuk show. Have a nice flight. Me jõudsime lennukisse, kas ma näitan teile? Väga ilus lennuk on, siin on palju soojamees ja palju see Max lehvita. Max. Elisabeth. Mulle netti, ma ei seda videot näidnud. Pane 3G sisse. Ma ei saa, mul läks 60 € 3G peale. 60 fucking €.
ma pidin viimase üles istuma, aga siis ma vahetasin. Ma pole kindel nüüd kellega, see oli mingi 3. vahetus. Ja me istume Vikiga nüüd koos siin, me mõlemad kardame lendamist. Tähendab Mart, ma ei leia seda fucking videost. Siin on Brit. Ma ei karda lendamist, aga mulle ei meeldi õhku. Mulle ei meeldi õhku tõus. Mulle nii meeldib lennata. Taisse lendasime mingi 11 tundi, ma olin nii õnnelik, ma olin Ma olin tegelikult päeval võin ka tahaks jälle lennukiga lennata. Ma olen õnnelik, et ma sinu kõrval olen, nüüd ma saan siia, on ju? Awesome. Päeva küsimus või nagu ma hakkasin mõtlema. Kui sa sünnitad lennukis nagu õhus, oletame, et ma oleks rase ja ma sünnitaks praegu, siis kui ma lendan, siis mis kodakondsusega või mis maa baby mul oleks? Mis 25 sul on? Ei, Jonas saab väga minna. See on nii lambine küsimus. Otto ütles, et see oleks Eesti baby. Jah, see oleks eestlane, sest vanemad on mõlemad ju eestlased. Aga ta ei sündinud Eestis, sest tere Otto! Me arutame selle beebi küsimuse üle, Otto. Me arutleme selle beebi küsimuse üle. Et kui ma sünnitaks... Mina oleks eestlane. Ma ei oska öelda. Ühesõnaga, me nüüd hakkame varsti õhku tõusma ja näeme teiega juba, kui ma õhus... Also ma tegin just küünega nätsu podcastisse augu. Oppi, ma näen veel, kui ma just üles ärgad. Like that little beach music. Isn't a beach, it's elevator music. Elevator music. Ma olen lihtsalt nagu... Aga me jõudsime Riiga by the way, look at that. Such lovely weather, isn't it? See laulja pannud terveks päevaks pähe lihtsalt kummid. Jah, see. Aga ma pandin nüüd kotti panema, saab panema kotti asjad võtma. We have to go appi. Siin nagu mingi 3 kraadi ja vihma tiputab. Eestis sajab lund. Ma nii ütlesin, et stewardessi. Thank you very much, I like your music. Same. Aga siin on reaalselt siin vihma sajab ja me külmume ära. Aga nii külm ei Mats, ole. how was your flight? Ja mussa. Ülihea lennuk. Ma olin selle lennuga. Muy bien. Sa paned YouTube'i. Air Baltic 10 hours. Air Baltic 10 hours. Same. Ühesõnaga, meil on nüüd, kell on mingi 00 või 05 ja meil läheb... 05, jah, täpselt 9.05. 14.05 ja meil läheb 14.50 uus lennuk. Mis uus lennuk, uus lend Tallinnasse. Ma ei kuule sellest Riiga. Ja Victorial, saad aru, Victorial oli full trauma. Näiteks sa tunned, kui ta läheb rõhkas kõrva või ninna või midagi. Ja Victorial läks mõlemasse kõrva rõhk. Pritu, my lovely travel buddy. Pritule meeldis Pritu, me vaatasime Ringsi Joonase ja Rolandiga. Mis osa te vaatasite? Need uus Rings või Rings. Ringid. Ringid ja õudukas. See ei olnud väga huvitav minu meelest. Ma kõnnime, on jah? Vaadake seda. Oleks kõik meesterahvad sellised. See on küll nii sweet. Ma mõtlesin lennu pealt oma ossi liiga palju süüa, ma ei saa never ära seda ja nüüd mu kõht on nii tühi. Ma olen vabatahtlik. Pane seda süüa. Mida? Mul on terve pakk riistisid ja mingi snickursit ja ma ei tea mida. Ma olen vabatahtlik. Ma küsin Steveniga, et ma olin seal Kingdom of Sweet seal poes. Kõik on kommides ja ma küsin, et mis kommi sa tahad, on ja? Ja ainus komm, et tahtsid ma talle Inglismaalt nädalaasid reisid tooksin, oli Snickers. Mitte, et minna Prisma ja seda ise osta. Raimond ütles üks toreda lause, et ma olen kindel, et reis pole veel läbi. Ja siis ma mõtlesin, et meil ongi kuidagi kõik ülismuudilt läinud. Me pidime õhku tõusma 14.50. Nüüd on täpselt tund aega möödas sellest. Me oleme siin lennukis. Kõik on siin. Ja viimane teade tuli 10 minutit tagasi, et me oleme veel 20 minutit kuni pool tundi siin. Aga Tallinnas on lumetorm. Teivalt on 6 lennukit saadetud mingi... Ma räägiks nagu ilmateade, et ma mingi teivalt on 6 lennukit saadetud Helsingisse maanduma, sest ilmastikulud on nii halvad, lumetorm on nii kohutav. Väidetavalt Air Balticu lendudel siin saadetakse bussiga, kui ei saa. Võime ööseks siia. Ma pean homavik bussiga siia Riiga tagasi tulema. Meem. Me läheme välja. Ma tõesti ei tea, ma hoian teid kursis, ma panen praegu oma asjad kokku, oleme välja ja ma ütlen teile, mis saab. Still waiting. No ma ei tea. Teate, mis kõige iroonilisem on või? Et homme kella 10-st mul pidi Tallinnas tulema buss Riiga, sest mul on homme best show tantsuvõistlus siin. Ja siis mu paps ütles, et kui ma pean ka homme 3 tundi Riias ootama, siis ma võin siia jääda. So me saime selle, mis iganes lennuki pealt maha. Uks oli mingi 20 minutit kinni seal lihtsalt, kõik seisid lennukis. Palun vaatame soengut, vaata kaugelt. Let's go! Ja mida?
ma ei taha rohkem võikut, mul läheb süda pahaks. ma isegi ei saaks siia jääda, sest ma saaksin siia jääda, aga ma ei saaks jääda, sest mu pagas läheb ju Tallinnasse ja ma ei saa seda kätte kuidagi. Ma nagu excuse me, kas saate palun kõik muud kotid ära võtta, et mina oma kohvri sealt alt kätte saaks. Aitäh teile. Aga kas teil siis sushi või midagi ära või? Te kõik jooksite ju? Null. Kõik jooksid siukse hullu jooksuga. Jaa, aga teie ütlesite, te lähete raha vahetama, siis mõtlesin, et Fun fact, Rolandil on vana raha. Ta läks ju taks raha andma ja ta ütles, et we can't exchange this 50 euro või pounds because it's too old. Ja mul on ka kodus. How can money be old? ja ma kõik saag maksin 50-tega ja nad kõik hirmusid. Aga mis sa ütlesid, et nad naersid selle peale? Ja ma andsin neile 50 ja siis kõik olid mingi... Money is a serious thing. Money ain't no funny. Aga me jalutame nüüd tagasi, kuhu kõik teised on. Mis kell on? Oskatse keegi meile öelda? 16.40, 20 minuti pärast saame me klassiga kokku, siis meile öeldakse, mis saab. Tead, et... Oota. Kui lennufirma hilineb... Peavad 4 euro saad kupongid sulle andma. Ei, kui 2 tundi lend hilineb, siis nad peavad sul söögi tagama. 2 tundi läheb mööda, mis ma ei tea palju meie lennust on juba läinud. 2 tundi on möödas. Me pidime 10 minuti pärast on möödas, 14.50 pidime õhku tõusma. Jaa, nad peavad meile toidusust tagama. Või kuna see on free food. Ma ei saa vlogida samal ajal süüa. Nii ma hakkan sööma ja ma hoian teid kursis, kus või mis saab ja kuhu poole me edasi liigume. Little spy camera. Harja trend. Cool video. Kui 2 tundi läheb mööda ja meie reis ei ole, meie lennu. Roland proovib tasuta toitu saada praegu. Mu kott on täiesti täis. My lunch. Mis kell on? Ja 18.37. Siuke halb ilm ja me oleme ikka Riia lennujaamas kinni. Me oleme juba siin olnud mingi paarsada tundi. Maria ise seda täpselt ei tea. Me oleme 4 tundi olnud. Maria on süütu seal taga. Seal kaugelt. Ja bussiga ei lasta meil sõita, sest lapsevanemad arvavad, et see on liiga ohtlik. No, mida ma arvan ka. Ja me võibolla saame hotelli. Maria tuleb. Nägin nii. Ma ei mäleta, palju on möödas viimasest korrast, aga meie lend pidi lahkuma kell 3 ja nüüd saab kell 7, mis tähendab, et me oleme olnud siin 4 tundi. Feeling amazing, oodake. See oli kuum kohvi, aga ma tulin nüüd siia teisele poole lennujaama, et saada panna laadima enda telefon ja arvuti, sellepärast, et need hakkavad tühjaks saama. Praegune seis on siis siuke, et me oleme iga tunni aja tagant öeldakse, et tunni aja pärast tuleb uus info. Ja nüüd me ootame, kell saab 7 ja me ootame kuni kell saab 7:30, et uut infot saada. Aga ma olen teid kursis, kui me kuhugi liigume, mu kaamera veel tühjaks ei saa. We are all safe. Ja mis öeldes selle kohta, et that's how traveling goes. And this makes me never want to travel again. Ma teen loodetavasti praeguseks viimase update'i siin lennujaamas. Kell on nüüd 20:38, mis tähendab, et 10 minuti pärast oleme me siin ametlikult 6 tundi olnud. Me anti 3:50 ja selle eest sa saad Red Bulli. See on kõik, mis said selle eest. Aga praegu lasti inimesed sisse ning et me hakkame minema, kuigi siin on mikro emme rivi veel. Aga 10 minuti pärast saab 6 tundi täis. Kell on nüüd 11, ma jõudsin turvaliselt koju. Viimasest update'ist, mis ma Riia lennujaamas tegin, ma jõudsin, me saime sama kord lennu peale, me jõudsime koju. Päris huvitav maandumine oli, aga ma sain oma asjad kätte, kõik pagas. Sain koju ja värk-särki, ma olen nii rõõmus, et kodus olla. Ma ei tea, mul oli nagu üle pika ajal oli mul reisilt tulles imelik nagu oma toas olla. Ma ei oska seda seletada. Aga kell on nii palju, mul on vaja veel alla keldrisse viia, et tuua kohver, millega ma homme lähen. Sest ma lähen homme 2 päevaks, ma vist rääkisin juba, ma lähen 2 päevaks Riiga tagasi. Sellepärast, et mul on tantsuvõistlused seal esmaspäeval best show ja meil on homme nagu mingi workshop ja lavaproov. Ma väga loodan, et teile meeldis nii see vlog ja kõik Inglismaa vlogid. Ma olen nii uhke, et me saime nii palju head footage'id ja nii palju häid vloge ja ma olen ainult ühe ära editinud, nii et ma panen hakkama hästi editima. Aga legit kõik, kes seal tripil on nüüd suur aitäh teile, see oli üks kõige ägedamaid reisi, kus ma oma terve elu jooksul käinud olen. Ja ma olen nii excited ja ma olen nii rõõmus, aga samas nagu üli exhausted. Aga ma väga loodan, et meeldis see vlog ja näeme teiega juba loodetavasti varsti uue vlogiga.